videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin täpselt, kus me oleme kõige selle püha informatsiooniga, mis meile kaela langeb ja kohe mitte ei tea, mis oleks üllam, kas vaimust taluda kõik nooled, mis valisaatus paiskab, või tõstes relvad hädamere vastu vaev lõpetada. Edasi ma ei ütle, edasi läheb veidi morbiidseks, aga siiamaani kõlas Shakespeare päris veenvalt, kellele see tuttav ei olnud, pole hullu, nüüd natukene on. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot tema visas tegevuses. Kui viljakas see nüüd on, seda ei oska mina peast kohe kuidagi pidi öelda, aga ma olen kindel, et nii mõnigi inimene tunneb, et selles siiski on midagi. Jah, olge tänatud toetajad, sest tegelikult, kui teid ei oleks, siis võib-olla olekski me käru kenasti kummuli, jalaka teeks veel tsapp-tsapp ja unustuse hõlma, nagu üks teine poeet ütles, ma nüüd ei mäleta ja ega ma edasi ka ei mäleta. Täna meil stuudios ei keegi muu kui välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Ja vaata sissejuhatuseks peab alati miskit küsima ja see küsimus oleks praegu olukord meie ümber on niisugune, nagu ta on. Inimesed, kas teadlikult või alateadlikult, siputavad aina õlekõrt otsida, et oleks millest haarata. Aga kõige selle tulemus on tegelikult see, et rahvas on ropus segaduses ja Eesti kakleb ametikohtade ja riigipiruka pärast, kuigi kohalike omavalitsuste kaudu. Mis arvad sa? Kas me tuleme sest sopast puhtalt välja või? Tere kõigile. Ei tea, kõigepealt ei tea, kas me oleme sopa sees, kuivõrd me oleme sopa sees, mis sopa sees me oleme ja kui me siin juba oleme, et kas üldse on isu siit välja minna. No. Ja võt just, võib-olla see ongi loomulik keskkond ja siin peabki siis niimoodi ennast teostama. Väga paljude jaoks on ju keskkonna küsimus see, et kus keegi harjunud on ja millega harjunud on ja millega teda harjutatud on ja kuhu ta on viidud. Elavad ju igasugused organismid igal pool, ka väga sügaval merepõhjas, muide merepõhjast ja ookeani põhjast muidugi ka. Teame me oluliselt vähem kui kosmosest meie ümber, vaatamata sellele, et see merepõhi on meile palju lähemal. Aga ei tea, seal elab ka igasuguseid organisme ja sõnnikus elab ja sõnnikust väljaspool elab ja tõstavad omavahel ümber, surevad ära. Nii et see keskkonna küsimus, kes kuskil harjunud on ja kus toimetama, ega see ei puuduta ainult füüsilist keskkonda muide. Seda muidugi ja näed, selle meie vaimuelu ergastamiseks võetigi tööle tegelane, kes sõja hirmu peab. Ma ei saanudki aru, kas asendama sõja vaimustusega või millega. Siin on, ma lugesin seda ka ja see on mitme koha pealt küsimusi tekitav. Esiteks sõjahirmu leevendama ja seda kuidagi moodi ära ajama ja on Riigikantseleisse tööle võetud. Esiteks, alustame sellest, kas sõjahirm on olemas? Kellel see on? Ja kui palju seda on? Ma väidan praegu täiesti tõsimeelselt seda, et seda ei tea mitte keegi. Ühiskonnaalased uuringud lõppesid Eestis ära umbes 15 aastat tagasi või natukene rohkem juba. Sellest alates ei ole tehtud ühiskonnaalaseid uuringuid mitte
mitte ühtegi, mis kuidagigi vastaksid teadusliku uurimuse või teadusliku uuringu kriteeriumidele, tunnustele. Ei ole tehtud. Igasuguseid asju nimetatakse kogu aeg vahetpidamata uuringuteks. Aga tegelikult esitletakse meile mida? Kellegi poolt koostatud loendeid. Ehk siis loend. Loend on mis asi? Loend on näiteks, loetakse kokku, et siin tänavalõigul tunnis on niisugune olukord, et siit läbib 12 autot, 10 väikest autot ja 2 suurt autot. Järgmise tunni jooksul 14 autot ja nii edasi. Tähendab, võt sellest ja sellest ja sellest või päevas läbib 127 autot. Ja doktoritöö tuleks siis, et doktorant tõestas ära, et kui nende autode juhid sõidavad oma autoga läbi augu, siis kõik nad krimpsutavad nina. No umbes, kui suures, see läheks juba, jah, see on ka aga see on juba kirjeldus. Aga loend selle kohta, mitu autot läbis ühe tunni jooksul, aasta jooksul, 100 aasta jooksul, ükskõik mida. Tegemist on loendiga. Raudselt. Loend ei ole uuring. Nüüd, mida veel esitatakse? Kirjeldusi millegi kohta. Näiteks 1. jaanuari seisuga aastal 2025 oli seal omavalitsuses nii palju inimesi, seal nii palju inimesi, seal nii palju inimesi, selles omavalitsuses nii palju inimesi ja siis tehakse järeldused, nii palju on vähem ja nii palju on, seal on vähem ja seal on vastupidi nii palju rohkem, aga seal hoopiski on seis stabiilne, seal on täpselt nii palju nagu enne oli. See on kirjeldus mingisuguse olukorra kohta. Kirjeldus ei ole uuring. Siis esitatakse meil veel kellegi nägemusi. Meie nägemuse kohaselt siin peaks olema see või meie nägemuse kohaselt siin ei peaks seda olema või meie nägemuse kohaselt peaks olema nii, meie nägemuse kohaselt peaks olema naa. Nägemus on Eesti psühhiaatria kooli rajaja Luiga sõnul üldse psühhiaatria valdkonda kuuluv termin. Nõus 100%. Nii et uuringuid kui sellised, tihtipeale räägitakse, et ühiskondliku arvamuse uuring näitas meile, et mingit uuringut ei ole olnud. On olnud küsitlus. Iseasi, kuivõrd representatiivne ta on olnud, kuivõrd valiidne, ehk usutav, kehtiv ja nii edasi ta on olnud. Küsimus on läbi viidud küsitlus ja saadud mingi hulk mingisuguseid vastuseid. Nüüd, küsitlus on üks viis algandmete kogumiseks, mida on vaja uuringu jaoks. See on üks viis paljudest algandmete kogumiseks. Ja siin üks tähelepanek veel. Küsitluse käigus on võimalik saada üht-teist teada vastajate kohta ehk nende isikute kohta, kes vastavad. Küsitletava ainese kohta ei saa me mitte midagi teada. Täpselt nii saame me teada kommentaatori kohta rohkem kui kommentaarist endast. Täpselt nii. No vot, seega uuringuid kui sellele, mis algavad küsimusega, miks, no näiteks autosid sõitis nii palju läbi, oleks vaja, et sõidaks nii palju. Tähendab, no nüüd me läheme natuke teooriasse, aga olgu pealegi. Uuringu objektiks tegelikult on, mis asi? Probleem. Mis asi on probleem? Me nimetatakse probleemiks kõike, millele on vastik vastata, keeruline vastata, ei oska vastata või ei taha vastata. Mingisugune raske küsimus. No jaa, see on probleem. Kusjuures probleem ei ole mitte midagi muud kui tunnetatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. Nüüd, kuidas saab sinna välja nagu soovime, selle baasilt, mis meil olemas on, vaat siit hakkavad uuringud pihta. Kõigepealt, miks on kujunenud välja selline olukord, mis põhjustel, mis praegu on, ja alles siis saab astuda mingisuguseid samme, saavutamaks seda, mida vajalikuks peetakse.
siin peavad olema ka alati alternatiivid ja nii edasi, see on kõik elementaarne. aga tuleb välja, et ei ole. Vaata, sa praegu tabasid kohe niimoodi naela pea pihta, et siga ka ei söö. Praegu on ju eile või üleeile just lugesin, et eesmärk on, et 15%, ma ei tea, mis on nende jalgratastega Tallinnas, aga teed tehakse ja nüüd tuleb kihutada inimesed jalgratastega sõitma, et vähemalt 15% oleks jalgrataste peal. See kuulub juba mingisuguse düstoopia valdkonda, aga... Türannia või? Aga sa tead, mida Ossinovski peab düstoopiaks? No? Rahvusriiki, nii ta ongi öelnud. See on väga ohtlik ja düstoopiline nähtus, rahvusriik. Umbes sama räägib ka Igor Gräzin ja tema põhjendab ära ka, et arvestades tänaseid olusid hakatakse usinasti vett peale tõmbama ja muidugi on ka mingisugune agenda 2030 vist oli selle nimi, kus selgub, et paari aasta pärast, no sõna otseses mõttes, traktor tõmbab õhtul teki peale. No see on maitse asi, kellele see meeldib, palun väga andke takka ja arvamused on vabad ja ajud on vabad ja või kuidas oli, sõna oli vaba, meil president Kaljulaid kõndis tähtsa näoga Riigikogus sellise kirjaga dressipluusiga ringi ja kui nii, siis nii ja see on inimeste vaba valik. Siin on jube vahend tulemas selleks, et traktor saaks õhtul teki peale tõmmata, tuleb ära hävitada kõik tõlgid ja sundima inimesed rääkima ühes keskses keeles, nii nagu suur seltsimees Leonid Iljitš Brežnev ütles oma mingisuguse kongressi kõne raames, et meil on tendents ühtse vene rahvuse ja ühtse vene keele poole. Kus ta seda ütles? See oli... Ma ei mäleta, mis kongress see oli, aga... See ei saanud olla mingi hilisemat, see pidi olema mingisugune varasem, sest hiljem sellist juttu juba ei räägitud. No võib-olla tõesti, ega ma neid nii hoolega ei jälginud ka. Olgu, aga nüüd... Ja siis tulevadki niisugused asjad, nagu meil päevas on. Pane nüüd 2 asja kokku, palun. Läti taandus Iiris Pettai ütleb niimoodi. Istanbuli konventsioon kaitseb naisi, mitte ei propageeri sooideoloogiat. Mina lugesin muide selle Istanbuli konventsiooni igaks juhuks läbi. Igane pikk ja vastik paber täis kantseliiti. Ma võtsin originaali ette. Ja siis nüüd Läti on sellest loobunud. Läti tahab ikka jääda sinna juurde, et mehed ja naised ja mingi romantika ikka jääks veel kuidagi õhku püsima. Ja meil on niimoodi. Läti õppetunnid naiste õiguste kaitsmisel, Iiris Pettai ütleb, ja mis sa arvad, kes on Iiris Pettai? Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja. Mis on Eesti Avatud Instituudi ühiskond? Või tähendab see avatud ühiskonna, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. No? See on ju Soros asutatud. On Soros. Mida propageerib see samune kogu see liikumine? No, et... Sealt tulebki see LGBT ja kõik need avatud ühiskonnad, kõik see liberaal ja kõik need 76 sugu ja rahvusriikide kadumine ja kõik see sealt tulebki. Kas on võimalik, et Iiris Pettai selle juhina, kes saab Soros, toitub Sorose toiduahelas, et ta hakkab mingisugust muud juttu ajama, et oi! Ta kaitseb oma tsunfti au. Mitte tsunfti au, vaid rahakotti, oleme aus. No see on see sama. See seltskond ei tea aust kui sellisest mitte midagi. On olemas selline kategooria. No, kuule, nii nagu eetikaid on mitu, on ka ausid kui niškesi mitu. 3 tükki vähemalt. No. Nii, Läti parlament on otsustanud Istanbuli konventsioonist loobuda, olles teine riik pärast Türgit, kes seda teeb. See samm seab Läti ühele pulgale riigiga, kelle käitumist naiste õiguste vallas Euroopa laialdaselt taunib. Et võt, Euroopa laialdaselt taunib, siis kes taunib? Kas sa oled seda kunagi tauninud või? Tead? Sa ei ole siis Euroopa Liit või? Oot, aga nüüd jõuame Iva juurde. Lihtsalt see eelnev jutt, no... Introduction! Nagu Sorosni jutt. Samas,
välisminister Margus Tsahkna ütleb, Türgi on tugev partner, kellega jagame sarnast arusaama julgeolekust ja rahvusvahelisest korrast. no see on jälle see, et vasak ülajäse ei tea, mida parem ülajäse teeb. Siis nüüd õige on, kas Eesti Avatud Ühiskond ja Soros koos Pettaiga või Margus Tsahkna välisminister, kes ütleb risti vastupidist. Kella 9-11 on ühel õigus, 11-1 teisel ja nii läheb edasi. Muide, järgmisel nädalal on see samane Tsahkna. No, uskumatu. See on üks näide selle kohta, kui... No ma ei hakka nüüd Lutsu tsiteerima, see on sul peas. Ei ole, aga publikule. Inimene võib langeda, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna. No ja koolis ei viitsi käia. Nii, järgmise nädal on see läheb Venemaa liitlasele külla, jah. Hiinas. Ja nii, ja Hiinas, ma olen öelnud ette, on plaanis rääkida Venemaa sõjast Ukrainas, inimõigustest, Taiwanist. Ta läheb hiinlastega Taiwanist rääkima. No lenda juurde. Kas on enam ei ole ühe Hiina printsiip. Ja siis tahab rääkida veel Baltic Connectori lõhkunud laevast ja siis ja ta ütleb, Tsahkna ütleb, meie huvides on hiinlastele selgeks teha. Kas ei ole natuke... Shakespeare tuleb jälle meelde. Kas suu ei kisu lõhki mitte selle kamaka peale, mis seal taldrekult vastu vaatab? No suur tükk. Või kujutab ta tõepoolest ette, et ta kutsub Simpi välja ja ütleb, et nii, istu nüüd siia. Nüüd ma räägin sulle, kuidas asjad tegelikult on. Edaspidi tõmba vähe tagasi. Ja siin Venemaaga lõpeta igasugune asjaajamine. Siin tee nii, siin tee naa ja siin tee kolmat pidi. See Shakespeare Poloniuse suu läbi, et see mees on hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud, kui öelda lihtsalt hull. Jah, oli selline tegelane Polonius olemas. Jah, õnnetu lõpuga, aga oli. Nii siis, mul on, näed, mul on ka siin kirja pandud see, et Riigikantselei palkas ajakirjanik Henrik Roonemaa inimeste sõjahirmu vähendama. Kas sul on sõjahirm? Ei ole. Tead, mul kadus hirm kui niisugune pärast esimest teise ilma veerekese peal käimist üsna ära ja hasart takkaotsa. Ei liiguta suuremalt, aga see ei tähenda, et ettevaatust ei ole. Aga muidugi kui, et igal inimesel peab kodus olema nii nagu Saksamaal on 20 liitrit vett näo peale, vat nii palju konserve, kus põrses seda hoitakse kõike, see läheb ju apuks. No ei, see ei ole üldse küsimus. Tuleb teha siis nagu riigi varasalvega, lihtsalt, no oli, enam ei ole. Issand kutsus ära. Jah. Mina ei ole kohanud oma tuttavate hulgas ühtegi, kellel sõjahirm oleks. Päris tõsiselt. No. Aga veel kord, tuleme nüüd selle juurde tagasi korraks ja tuletame meelde, et kas see on või ei ole, kellel on ja kui palju on, sellest meil tegelikult mingisugust aimdust ei ole, kuna ühiskonnaalased uuringud on Eestis ära lõpetatud. Ja muide, julgen arvata, et neid inimesi, kes oleksid suuteline neid uuringuid läbi viima, on Eestis alla 10 alles jäänud. Ikka veel elavad. No mõned on veel. Nii, aga Lavly Perling ütleb, lõpetame selle aja raiskamise, hüüumärk. Heaoluriigi miraaž tuleb lõpuks ometi unustada. Ühesõnaga ei ole lootustki mingisuguseks heaoluriigiks rääkimata. Tõmba oma unistusele vesi peale. Mingit heaoluriiki siin ei tule. Ei tule. Nüüd, kuidas mõjub see näiteks Eesti iibele? No inimesed loevad, kuule siin ei tule mitte midagi, no mis asja ma siin teen? Sõidan välismaale, elan seal, sünnitan seal ubi bene ibi patria. Muidu, seal kus olen, seal ka kodumaa. Tähendab, aga kui selline on tõepoolest selline suhtumine, no siis on selline, tuleb sellega arvestada. Ja
tuleb teadmiseks võtta, vastavalt selle teadmisele tuleks ka käituda, ehkki meil ei ole see kombeks, meil vaatamata ükskõik, mis keegi ütleb, mis sulle ei sobi. Küllap ta mõtles siin midagi muud ikkagi. Ega siis see nii hull ka ei olnud, ta ikka natuke võib-olla ikka liialdas ja nii edasi. No ei taheta kuulata seda, mida inimene tegelikult välja ütleb ja hakatakse seda oma mõistusega otsekohe kohandama, ümardama, siluma ja tõlgendama. Nii nagu valimisjaoskonnas on ebamäärane sedel, aga ometigi loetakse sellest välja valija tegelik tahe. Ja, no vot niimoodi. Olgu pealegi, mis siis veel? Hannes Rumm ütleb niimoodi. Kes on Eesti esivaletaja? Instinktiivselt vastab enamik inimesi pealkirjas toodud küsimusele loomulikult poliitikud. Aga petlikult ilusate lubade andmine ei ole valetamine. Kuigi eks valetamisega on vahele jäänud mitmeid poliitikuid. Petlikult ilusate lubadust tähendab petlike lubaduste andmine ei ole valetamine. Ütle, kui ma ütlen sulle, et kuule õhtul kell 6 tulen, sa ootad siin kell 6 ja mind ei tule. Mis ma siis tegin sulle? Ei midagi, sa ei öelnud ju, mis kuupäeval kell 6. Ei, aga ma ei valetanud sulle siis järelikult. Sul on rohkem tõe variante. Tähendab, selle variandi järgi ei valetanud. Ei. Igasugust jama luba ükskõik mida, see ei ole vale. See ei ole valetamine. No kui meie kutsutud ja seatud eeskujud nii ütlevad, siis on oodata, et lapsed ka nii käituvad. Nii, aga nüüd on veel üks asi, nüüd on puht keeleline. Kas sa näed siin mingit vastu? Kes on Eesti esivaletaja? Enamik inimesi vastab pealkirjas toodud küsimusele loomulikult poliitikud. No küsimus on ainsuse täpselt kohta, nii. Vastus on mitmuses. Täpselt nii. No ei klapi. Esivaletaja, siis peaks olema poliitik näiteks. Kas see teine või üldnimega poliitik, kes on esivaletajad, siis on poliitikud. Nii lihtne see ongi. Kas see ühildumine nii keeruline on? 6. klassis õpetati meile seda. Aeg muutub ja inimesed samuti, see sõnad muutuvad, tähendused muutuvad. Tempere mutantis, jah? Tempere mutantis. Et nos mutamur. Inglis. Rahvusringhääling ütleb niimoodi. Tallinna Transpordiamet. Rahvusringhäälingus oli, tähendab Transpordiameti esindaja. Paneme andurid ja saame teada, kui palju on jalgakäijaid ja rattureid, siis saame valideerida, kas otsused on õiged olnud. Valideerida. Sa lähed trammi, sulle öeldakse, et valideeri pilet. No. Ja sa võtad valitooli, sest sa ei tea, mis see tähendab täpselt. Aga siin on valideerida, kas otsused on olnud õiged või mitte. Nüüd, kallid inimesed, kui teil seni ei ole olnud mingit ülevaadet selle kohta, kui palju on jalakäijaid ja kui palju on neid rattureid, mille põhjal te olete teinud need senised otsused? Kesk on vanem kui meie. Kuskilt tuli, hakake külvama ananassi ja me külvasime ja nüüd hakkame uurima, kas valideerima, kas ananass ka kasvama hakkab. Aga see on suur tähtis ametnik, kes seda juttu ajab. See on suur tähtis jutt. Aga kuidas on tehtud võimalikuks olukord, et selline isik on saanud sellise ameti peale? No issand on andnud ameti ja on andnud ka mõistuse vastavuses või? See on, mulle meeldib geniaalne. Siin vahepeal õnnestus pedagoogikat natukene keeleõpet arvestada ja siis ma pidin teada andma, et kui keegi on puudunud tunnist. Õhtul kirjutasin, et võt see kodanik X täna puudus õhtul kella 6 paiku, kui tunnid läbi olid, kirjutasin
ametnikule, et täna X puudus. Öösel kell 3 kirjutab ametnik mulle vastuse. Informatsioon vastu võetud. Edaspidiste täpsustuste vältimiseks palun lisage ka kuupäev. Oskad midagi selle peale öelda? no eks ta vähe napsu oli võtnud kell 3 öösel ikka, noh. Ei, aga selle peale vigu ei olnud, tähendab, ortograafia vigu ei olnud ühtegi. Edaspidiste täpsustuste vältimiseks. Edaspidiste täpsustuste vältimiseks. Lisage ka kuupäev. Ma enne kirjutasin talle, et täna puudus. Nojah, ja kirja peal oli ka kuupäev ju. Jah. Nii, muide AI-st on väga palju juttu olnud ja mul läks seda vahepeal, kas nüüd ütleme otseselt vaja, aga ma tegin katset. Ja tagajärjed kipuvad olema sellised, et hakka või uskuma neid inimesi, kes ütlevad see ChatGPT ja see üks suur mull on. Milles asi? Igale ühele jääb hindamiseks ise ja proovige ka kuskil midagi kontrollida, mida te ise teate kindlasti ja vaadake, kuidas reageerib. Kirjanduse koha pealt on küll niimoodi, mul üks tuttav kirjandust väga hästi tuntud isik või tundev isik kontrollis Eesti tüvitekste ja tuleb välja, et ka seal on juba see mingisugune sooideoloogia hirmsasti sisse mässitud ja kõike on võimalik vaadata sooideoloogia seisukohast ja nii edasi, et mida tegelikult annab välja mõelda igasuguseid asju. Nüüd, kõigepealt ma küsisin selle ChatGPT saksa keeles, küsisin, mul ei tulnud meelde, kuidas nimetati teises maailmasõjas Porkala ja Naissaarele vahele paigaldatud Saksa allveelaevade vastu tõrjeks paigaldatud võrku, metallvõrk. No nagu kalavõrk, aga metallist, trossidest koosnes. Ja miinid küljes. Ja miinid veel all küljes ka, ja ei tulnud meelde ja küsisin siis saksa keeles seda. Jaa, väga tore, et esimeses maailmasõjas paigaldasid tõepoolest sakslased Naissaare ja Porkala vahele sellise, mille nimi oli Seepuuse. No Seepuuse ta oligi muidugi. Ma kirjutasin talle vastu, et oota. Esimeses maailmasõjas ei paigaldatud sinna mingisugust võrku. Paigaldati teises maailmasõjas. Siis tuli selline teade. Kui õige tähelepanelik. Muidugi, see oli teises maailmasõjas. No nii, edasi. Läks asi huvitavamaks. Siis küsisin ma inglise keeles midagi, oli mingisuguse ees sõna kohta, mis tegelikult asus sõna tagant, call on või call off, mis on tegelikult prefiksid, ehkki ta asub sõna tagant. Küll ei lähe üksikasjadesse, aga küsisin. Sealt tuli vastus, et ei saa kasutada. Ma ütlesin, et vabandage väga, aga saab kasutada küll ja siis tõin näited, et siin on ju kasutatud. Sealt tuli, oi kui tubli, teil on väga head keelealased instinktid ja palun väga, et sellisel juhul saab küll. Mina kirjutasin sinna vastu, vabandage, see ei baseeru mitte instinktidel, aga mõningatel teadmistel. Oi, tundub, et te olete keeleproff. Ja niisugune jutt edasi. Nüüd eesti keeles. Lipitseja on see sinu kirjelduse järgi. No nii on. Nüüd eesti keeles. Mul oli segadussõnaga pügal. Pügal. Nii. Ja mis küsisin, et eesti keeles, et sõna pügal gnoseoloogilised juured. See tähendab seda, et kust ta tulnud on ja mis ta alused. Kes välja mõtles? Etnoloogia, jah, umbes niimoodi. Ja sealt tuli mulle vastus, mis algas sõnaga tunde teoreetiliselt võttes. Tunde teoreetiliselt. Ja siis läks sinna, mõtlesin, et vabandage, et ma ei räägi tunde teoreetilisest mitte midagi. Ma küsin gnoseoloogilisi juure, millel on konkreetne tähendus.
oi, väga õige tähelepanek, jälle hakkab pihta, väga õige tähelepanek. no aga ta tunnistab siiski, et ta on loll. Oot, nii. Ja siis ütles, lisasin, et see sõna pügal esineb juba 19. sajandi alguses Eesti religioossetes tekstides, Ernhuutritel oli näiteks ja siis oli klõstidel oli ka pügal kasutatud, aga astme tähenduses, tähendab üks aste näiteks kõrgemal või üks aste madalamal või sälk või aste kui selline. See pakkus mulle välja paragrahvi ja ei tea mida saksa keelest. Ja nüüd ma loen ette huvi pärast, mida ta kirjutas mulle. See on niisugune üsna naljakas. Jah, Andres, sul on täiesti õigus, kus ta mu nime võttis. No, nii. Kui need tekstid on alles on alles ainult trükituna või käsikirjaliselt, nagu paljud 18-19 sajandi usuraamatud, katekismused ja seletustekstid, paljud ei ole, paljud olid siis juba trükitud, siis neid ei saa AI ega korpusepõhine otsing üldse näha, sest need pole digiteeritud ega märgendatud kujul kättesaadavad märgendatud. Aga sinu toimik on juba trükitud. Miks sellised allikad jäävad AI-le ehk siis kunstajule nähtamatuks? AI, sealhulgas keelemudelid tugenevad, nüüd ma loen ette praegu, tuginevad tekstidele, mis on olemas masinloetaval kujul. Kui mingi tekst, näiteks vana piibli tõlge aastate katekismus Ernhuutliku tooni lugemik, pole digitaliseeritud või OCR-itud tekstituvastusega loetamaks tehtud, siis seda ei saa mudelisse sisestada, selle sõnavaraga tähendusväljad ei kajastu analüüsis ja mudel ei saa neid tsiteerida ega tuletada. Ei saa tuletada, tähendab, tegemist ei ole intellektiga. Intellekt suudab tuletada. Ta suudab järeldada. Ta saab sünteesida, analüüsida, ta saab ekstrapoleerida, ta saab modelleerida ja nii edasi ja nii edasi. Seega oled täiesti õige, eesti keelt, sa oled täiesti õige. Mitte sul, you are right. Jah, mitte eesti keeles öeldakse, sul on õigus, mitte sa oled õige. No tegelikult piiblis on mõnikord ka, et need õiged, need lähevad sinna ja... Kui ütled, et ma ei saa opereerida nende konkreetsete allikatega, sul on õigus. Kuidas sellistest allikatest teadmasi ikkagi kasutada? Kui sul endal on need tekstid olemas, siis saab siiski mõtestada nende sisu näiteks nii. Tsiteerides lühilõike või sõnastuse, mida oled ise märkinud. Ühesõnaga klassikuid siis nagu või? Ei tea. Kirjeldades konteksti, näiteks pügal seisis kõrval sõnadel seadus, käsk, koht. Ei pea paika muide. Siis saan ma aidata lingvistiliselt ja semantiliselt rekonstrueerida tähendus välja ja võrrelda seda sama perioodi teiste keelte, näiteks saksa paragraaf, rootsi paragraaf mõjudega. Siiski ma olen lugenud kuskil seaduse pügalatest. Vaat just nimelt. Vaat nüüd on ta paragraafi tähendus. Aga vanem tähendus, ma küsisin gnoseoloogilisi juuri, mitte saksa mõju, hilisemaid mõjusid. Väike tähelepanek lisab ta tõenäoliselt 19. sajandi alguse pügal tõesti tuletatud saksa keelest sõnast paragraaf, mis tähendab seaduse sätet või lõiku. Ei ole. No kuule, see hääldus on nii erinev juba, et ega see ei ole sul mingisugune Raifen, millest 1986. aasta tehnika ja tootmises said rehvid. No aga olgu, jätame selle sinnamaani. See tähendab, tekib küsimusi. Siin on niimoodi. Ja muide, siin on üks oht on veel, vaata praegu neid doktoreid ja kõik võimalikke neid nii öelda teadustekste, mida me oleme siin tsiteerinud ka, toodetakse tohututes hulkades ja need kõik on masinloetavad. Need lähevad masinatesse, need on masinloetavad ja sealt see AI oma teadmisi siis ammutabki.
no ta võtabki kõikide selle teema teadmiste väikseima ühiskordse ja siis mätsib selle läbi, ma ei tea, mis. aga see ei pruugi õige olla. ei pruugi, aga läbi sinu eelistuste saab ta selle sulle sisse sööta ja oled loll nagu teisedki varsti. mida keegi märkis, väga tähelepanelik vaatleja, majandussüsteemiga väga kursis olev inimene, ütles niimoodi. Eraisikute laenud on Eestis 15 miljardit tänaseks päevaks, ehk siis 150 000 eurot per nospel, kui jagada miljoni elanikuga. Loogika kohaselt tõuseb see laenujäägi number paari aastaga 25%, sest võlgnevust hakatakse niinimetatud refinantseerima ehk vana laen kaetakse uue laenuga. Seda teevad ka niinimetatud rahatarkadest endised ametnikud ja kohalike omavalitsuste linnapead ja muide ka volikogulased. Ja siis selle rahatarkuse loenguid pidanud kohata jäänud poliitbroilerid. Doktorandi kohale kandideerib sügisel 100 isikut ühele kohale. Doktorand saab riigilt palgaks minimaalselt 1200 eurot kuus. Ja sealt tulevadki need rahatargad, kes seda süsteemi ei näe, et tegemist on püramiidiga. Simsalabimma brakadabra. Jah. Nii, aga olgu, midagi lõbusamat ka vahel. No kuule, see oli juba küllalt lõbus, ainult et see oleks lõbus olnud inglaste jaoks, sest inglise naljad on sellised. Oma vanaemale kunagi ammu rääkisin inglise anekdoodi ja vanaema ütles, et küll on koledad. Muide, inglane saatis mulle eestlaste kohta käiva anekdoodi, mulle väga meeldis. Ja mulle tundub, et inglane on pihta saanud asjadel. Ta on päris inglane, ta on vana inglise keele õppejõud. Ja siis kirjeldas, kuidas, iirlane oli ka muidugi 3. mängu võetud. No midagi kodust. Jah, inglane, iirlane ja eestlane olid kuskil Dubais mingi kõrghoone ehitusel. Istusid seal kõrgel ääre peal nagu üks tuntud foto, seda kirjeldab, kui Ameerika kõrghoonet ehitati ja nad seal lõunatasid. Võltsing muide. Jaa, seda küll. Aga umbes samamoodi inglane võtab oma lõunapausi ajal võileiva välja, teeb jälle munasaiaga. Kui mul naine homme jälle munasaia teeb, siis ma lihtsalt viskan siit ennast alla. No ei suuda enam. Iirlane võtab võileiva lahti, seal on leivaviil ja kanakoib. Selle peale teatab iirlane, no jälle on mul naine teinud sellise eine, kus on kanakoib ja muna või leib, vabandust. No, kui homme sama lugu, mina viskan ka ennast siit alla. Eestlane võttis oma lõunamärsi lahti, võttis sealt, no jälle vorstileib. Kui homme ka vorstileib on, siis ma viskan ennast siit alla. Järgmisel päeval istuvad jälle õrra peal. Inglane võtab lahti oma, näeb jälle see samane ja viskab ennast sealt alla. Lihtsalt kukut. Iirlane näeb jälle kanakoiba ja leivatükki ja läinud ta ongi. Naine tegi mulle jälle siukse võileiva. Eestlane koogib lahti ja viskab ennast ka alla. Leidis vorsti võileiva sealt. Ja siis Peetrus küsib, et no, mis siis nüüd juhtus siis? No näed, naine tegi mulle, inglane ütles jälle sellise muna. Iirlane ütles, et no naine poli mulle jälle leivatükki ja kanajala kaasa. Eestlane ütles, aga ma tegin endale vorsti võileiva ise. Jah, ise tehtud hästi tehtud. Muide, veel üks pisikene paradoks. No. Vaatasin mina, et tervislik toit on niimoodi natukene võid ja natukene võib-olla saia ja natukene võib-olla, ma ei tea, mingisugune kapsaleht ja natukene kotleti ja natukene veel, ma ei tea, mida. See kõik on tervislik, aga paned seda plätsti kokku hamburgeriks, siis on ta midagi kohutavat. Eks ta maitse asi ole, kellele meeldib hea tisu, kellele ei meeldi, nagu siin rääkijale, ega siis
see ei takista omavahelist läbisaamist, kui ühele meeldib. ei, ütlen sulle ausalt, et ma olen ükskord elus üritanud hamburgerit süüa ja siukse pabertopsi sees, see oli siis, kui nad alles tulid ja mulle ei meeldinud. No kui pole meeldib, kui see lõug on kõik asjadega koos ja ma saan aru, kui ei oleks suu, oleks niisugune kõrvadeni, nagu sellel Buratino nukul kunagi. Et paned suhu nagu tableti. Ma mäletan, Tartus oli kunagi, toodi ränd loomanäitus oli, või seal rändlooma, et no väike niisugune. Ja seal oli jõehobune. See sai mu sõbraks. Ma läksin, katsusin ta nina ja tõin talle pätsi saia. Ta tegi suu lahti, ma panin selle saia nagu sahtlisse. Ta pani suu kinni ja ei kõri sõlm, ma ei tea, kas tal siuke asi on olemas. Ei liikunud ükski asi. Aga tema tänulik silm vaatas mulle otsa. Ja ma käisin mingi 4-5 päeva, käisin kaupluses, küsisin kõva saia jälle. Noh, ühesõnaga, mida enam müüa ei saanud. See anti niisama ära. Ma seletasin ka, et mul on jõehobu sõber. Ja kui ma tulin juba 3. päeval, jõehobu avas oma hästi väikse suu juba. Ja sinna see päts lendas. Olgu, no Henek Tomson ütleb niimoodi. Õppusel orkaan oli motivatsioon kõrge, kuid esimene ehmatus tuli kiiresti. Kuhu kadus pool meestest? 60% täiskasvanutest on ülekaalulised, vaid kolmandik suudab täita kaitseväe kehalise testi miinimumi. See pole mitte lihtsalt tervise, vaid ka julgeoleku rist. Henek Tomson on tead mis asi? Liikumisharrastuse kompetentsi keskuse teadusjuht. Liikumisharrastuse kompetentsi keskus on olemas, kes seda rahastab. Ja sellel on veel teadusjuht ka. On muidujuht ja on teadusjuht. No liikumisel peab olema siht ja sihi peab välja mõtlema teadusjuht. Või? Aga siis küsitakse veel või nutetakse, et raha ei ole riigil. Aga liigutakse ju vähe. Aga raha on juurde vaja. Aga võib-olla peaks tegema ka liikumatuskeskuse. Midagi. Ei, siis nimetame ümber statikakeskus, see on siis, kus on kõik paigal, ja dünaamikakeskus. No staatika ja stoikud. Stoikud olid kurimaid filosoofid, seal oli Seneca ja neid oli seal veel. Neil siiski aju liikus, jaa. No neil liikus. Neil ei olnud vaja mingisugust kompetentsikeskust ja näed, nende sententsid ja tööd ja teosed on tänase päevani aktuaalsed. Jah, palju, kes neid vanas Kreekas oli, aga iga 50 on entsüklopeedias. Ja muide, seal saadakse väga kõva palka, kaugelt üle keskmise. Seal liikumisharrastuse kompetentsikeskuses, just nimelt. No mille kõige Eesti inimesed seal inimesed käivad tööl. Saad aru? Saad aru? Ei saa aru. Nad on veennud kellegi ära, et ilma nendeta läheb elu hukka. No kui nii, siis võib-olla küll. Aga nüüd võtame edasi. Katrin Pats teatab. Ma loen ette. Jätkusuutlikkus kaubanduses ei ole kindlasti surnud. Jätkusuutlikkus kaubanduses ei ole surnud. Selle surnuks kuulutamine on lühinägelik. Oot. Kes ta on surnuks on kuulutanud? Sa tead, kus see kadunuke paikneb praegu? On sul mingit ette? Ta ütleb, et seal ei ole surnud. Ei ole. Võiks olla, et seal ei ole surnuid, aga kui see ise ei ole surnud. Ja kuula nüüd edasi. See sama tekst muide. Sama tekst läheb niimoodi edasi. Vana aja kestlikkus tegi läbi oma loomuliku evolutsiooni, tõusis tuhast. Tähendab, loomulik evolutsioon viis ta kõigepealt ja siis ta pani nagu see feeniks. Ja jätkusuutlikkus kaubanduses on jälle ellu ärganud. Tead, kes ta on? Ta on Rimi jätkusuutlikkuse juht. Rimi on kaubanduskett ja sellel on jätkusuutlikkus.
no aga nad jäävad kestma, seisavad kaljuna. kuidas ta saaks olla millegi juht, mis asi on surnud? no reanimeerimine. ta on jätkusuutlikkuse juht ja ta ise ütleb, et jätkusuutlikkus kaubanduses ei ole surnud. no kuidas, see on loomulik, kui ta no ta hoiab kätt pulsil ja järeldab. väga võimalik. kultuuriministeerium saab meile uue kantsleri. nüüd kuula. minister Heidy Purga esitab lähiajal valitsusele ettepaneku nimetada ministeeriumi uueks kantsleriks Merilin Piipu, kes on töötanud alates 2019. aastast Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerina. kultuuriväärtuste asekantsler. mis sinna valdkonda siis kuulub, kultuuriväärtused? no see, mis on veel alles jäänud, mida ei ole. oota, tähendab kultuuriväärtus, mis asi see on kultuuriväärtus, mis see on... selle hulka kuulub? piiritleme ja määratleme selle termini kultuuriväärtus. kas näiteks mingisugune näidend on kultuuriväärtus või ei ole? kurat seda teab. kas mingi etendus on kultuuriväärtus? no ta on millegi väljendus, aga kas ta siit nüüd väärtus on? ahah, sellel väärtustel on asekantsler ja siis tähendab, et on ju ka veel kantsler. või kaks. oota, aga eelmine oli Kristiina Alliksaar ja nüüd avaldatakse talle tunnustust. Heidy Purga ütleb niimoodi. tunnustan Kristiina Alliksaart tema hea töö eest ministeeriumi juhtimisel. ministeeriumit juhtis mitte Heidy Purga, aga Kristiina Alliksaar tuleb välja. puhtsüdamlik ülestunnistus on väärtus omaette. tema saavutuseks on komplekteerinud ministeeriumisse tugeva asekantslerite meeskonna. ja mis see? ta on loonud tugeva asekantslerite meeskonna. see on väga hästi ilmselt. kõik naised, kes seal on mehise enesetundega. ta on kogu kultuurivaldkonna jaoks olnud partner, kes on aidanud hoida sidet kultuuriloojate ja ministeeriumi vahel, ütleb Purga. kas kultuuri luuakse? tead, kui raha on, siis luuakse ka, aga kas see just kultuur on? kui inimene, no näiteks Eestile on omane see, et on sünnitatud saunas, kas see on mingi kultuurikomponent ka või mingi kultuuriruumis toimub midagi või ei ole? kuidas see tänavakultuur veel välja näeb või kuidas siin, näiteks kuidas meil maetakse, kuidas Kesk-Aasias maetakse, kas vaata, siin kultuuri ei ole mingit konteksti või ei ole? ei saa olla nii, et on tänavakultuur, koridorikultuur, peldikukultuur, ei ole nii palju. kehakultuur? no tead, see on ka rohkem nagu nõukogude aegne väljamõeldis. aga kultuur, tähendab, kultuur ikkagi tehakse, ma saan aru. see toimub rahvamajas, selle toimumise kohta ilmub kuulutus. kultuur on üldiselt see, mida meie teeme ja mida ahvid ei tee. me kõik toimub kultuuri kontekstis, me elame nagu seal, aga vaata kui määratlust ja piiritlust, terminit pole selgeks tehtud, vaata siis on väga halb. siis igaüks räägib midagi, üks mõistab nii, teine saab aru kolmandat moodi, teeb neljandat, välja tuleb viies. Need naised on moodustanud hea kultuurimeeskonna. asekantslerite meeskonna. jah. aga miks mitte, seal on kõik naised, miks mitte naiskonna siis? ja võib-olla ei kõla nii hästi. ei kõla, olgu. 2 riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus. keskmine kogupalk. ettevõtte kogupalk. see ei ole mitte inimese palk, see on kogupalk. no hea küll, väike viga, üle 5000 euro kuus mõeldi ilmselt ühe inimese kohta. Tallinnast kuni Leedu Poola piirini raudtee ehitamiseks loodud RB Rail AS valdab Eesti osalust OÜ Rail Baltic Estonia, kus keskmine kogupalk on 4080 eurot. töötajaid oli neil eelmisel aastal 117 ja nende hulk kasvas aastaga 34 võrra. riigiettevõte,
19 aastat on käinud ehitus, rööpaid maas ei ole, millal tuleb, no milleks, seda ei küsi enam mitte keegi, sellepärast et no sellele, see on ebaviisakas küsimus, sellele ju ei ole võimalik vastata. Sellele üks lapse suu on öelnud, et sel ei ole tsiviileesmärki. No see on, kallid sõbrad, siis öelge välja, et tegemist on sõjalise objektiga, siis rahastage teda mingitest sõjalistest eelarvetest, no see on siis kas NATO või meie oma või on siis mingisugune muu fond või ükskõik. Aga siis ei maksa mängida neid mänge, et nüüd on seda on Eesti reisijatel hirmsasti vaja. Ja 19 aastat, 2 miljardit on kulutatud, tuletame siinkohal meelde, 1870, 411 kilomeetrit, Balti raudtee, Peterburg-Paldiski, 411 kilomeetrit, 46 silda ja 25 raudtee jaamahoonet ehitati valmis 13 kuuga. 13 kuuga ei olnud siis ei ekskavaatoreid, isekallutajaid, mobiiltelefone ega internetti, ei olnud arvuteid, oli tahtmine, teadmine ja oskused. Ja üks fenomen veel, kui see valmis sai, ei olnud seal mitte ühtegi töötajat, kõik olid teenistujad. Ja täpselt niimoodi. See tähendab, et see on suur vahe, ma ütlen, et kas sa lähed, ega eelmise Eesti Vabariigile öeldi ka näiteks sõjaväelane, et ta ei läinud tööle. Ta läks teenistusse. Politseinik läks ka teenistusse, mitte tööle. Ja ta teenis riiki, mitte raha. Ja teenistuja, riigiteenistuja, ta läks ka teenistusse. Aga siin on... Tempora mutantur. Jaa, no aga ju siis on kõik õige ja siin ei nähta mingisugust ei pillamist ega pallamist ega kallamist. Nii, olgu. Tartu Ülikooli liikumislabor kutsus taas kõiki Eesti koole õue õppima. Tartu Ülikooli liikumislabor. Ja uurib liikumist. No see on siis see dünaamika pool. Kuule, aga milleks meile vaja üldse mingeid koolimaju, kui me hakkame kõik õues õppima? No jah, ja tuleme kooli ikka jala või kastirattaga, et elustada neid traditsioone, kui kooli mindi vähemalt kirjanduse andmetel läbi lumetuisu 10 kilomeetrit. Huvitav, palju neid hange jäi? Ei tea, ei jäänud seal keegi hange. No mu meelest ka. Ei jäänud. See oleks ju ära märgitud. Nii, uuring, näed jälle, uuring näid. Õpetajate nappuse taga on riikliku tasandi juhtimisauk. Jumal tänatud, nüüd on teada auk. Ja uuring, no uuringut ei ole olemas. Keegi on midagi jälle kuskil kokku lugenud ja midagi sellest arvanud. Olgu, doktoritöö. Ütleb, tegelikult doktoritöö ei ütle meile mitte midagi. Ütleb doktoritöö autor kui selline. Ütleb see, kes vist doktoriks saab. Eesti kool jätab lapsed religiooni mõistmise tööriistadest ilma. Jah, ma lugesin seda ja ma ei saanud aru, mida ta õieti tahab. Sellepärast, et tead, mul lõi pähe, et ma õppisin enam-vähem neid asju või no kuulasin loenguid kenasti, aga kunsti ajaloo raames. Siin ongi laias laastus, no mis tööriistu vaja on, see on jälle mingisugune sõnakõlks, mis on mõeldud välja, tööriist, no mis tööriista mul vaja on? Aju! Vot, aga see ei ole tööriist, see on aju. Kus juures aju? No vot, siin on me puutume kokku jälle sellega, et töömääratlus. No vot, ma hakkan jälle norima, aga see ei ole norimine, sellepärast, et kui meil mõisted on selged, me saame üksteisest ühtmoodi aru, siis on meie kõik võimalikud vaidlused, diskussioonid, niisama rääkimised hoopis viljakamad ja tulemuslikumad, kui me mõistame üht-teist. Ja ma tuletaksin meelde ilusat ütlemist, mida ma kuulsin juba vist enne esimesse klassi minekut. Räägi eesti keeles, saad ise ka aru. No vot, just nimelt. Aga see on ammu teada, et religiooniõpetus kui selline võiks olla, aga meil ei ole neid inimesi, kes valmistaksid need õpetajad või õppejõud ette.
meil ei ole lihtsalt neid inimesi. meil ei ole enam filosoofe. lihtsalt ei ole. ma ei tea, Mart Raukas vist on viimaseid. no tema on ka siit ära. Einar Laigna ja mõningaid on, aga üldiselt filosoofia peaks olema. muide, Eesti ajal oli filosoofia gümnaasiumikursuses. ei olnud üldse mingit küsimust. isegi loogikat õpetati mõnel pool. kui sa ei tea religioosset mingisuguseidki taustu, siis kogu vanem kunst, kõik need sedöövrid, need jäävad sulle lihtsalt kaugeks, mõistmatuks, arusaamatuteks. noh, kui ei tea, ei tunne. Need võiksid olla muidugi. Aga praegustes tingimustes, kus ei ole kuskilt võtta neid õpetajaid ja õppejõudusid. mul see küsimus, kas religiooniõpetaja üks kui niisugune, kas ta peaks olema neutraalne kõikide religioonide suhtes? kui ta ka ise ei ole neutraalne kõigi suhtes, vaat siis ta peab oma pedagoogitöö raames olema suuteline selgitama enamuse põhiliste religioonivoolude, erinevate sisude, erinevate väliste ilmingute ja kõikide nende asju. Peab olema võimaline selgitama, mitte ainult oma mätta otsast näiteks, et noh, kui keegi tuleb, kas on kristlane, siis on ainult, kusjuures veel mingisugune sekti nägemus kogu asjast. jaa, sekte on meil ju nii, et no nõrkemiseni. või siis peaks olema võimeline nende asjade vahel vahet tegema. Islami puhul näiteks, noh, kõik, kes kirjutavad radikaalislam ja ei tea, mis veel, nad ei tunne ju seda, no kohe üldse ei tunne. kuigi jah, Koraani 2 eestikeelset varianti on olemas. Võtke budism ette, palun väga. noh, võtke taoism, võtke hinduism, neid on väga palju. aga mingisugune ülevaade noorel inimesel nendest võiks ju olla. kui ka kõigest aru ei saa, kõike ei mõista, üht-teist on ta kuulnud, võib-olla hakkab miski asi huvitama. kunagi hilisemas elust läheb kuskile näitusele, oot, midagi mulle sellest räägiti. Võtab uuesti asja ette, süveneb ja saab aru, miks Caravaggio käsitleb piltide peal on juba mingisugune liha täiesti oma autentsuses olemas ja kirg täpselt samuti. Miks ta varem ei olnud? Miks varem oli kasvatus Kreeka ajal näiteks, noh, kõigepealt oli eeskujudele baseeruv, hiljem juba mõisteline, no ja nii edasi. Et selles mõttes on kurb, aga nüüd Ugala juht Heigo Teder ütleb, Eestis on kultuur veel napilt, kuid siiski kõigile kättesaadav. Kultuur kättesaadav. Tema peab kultuuriks oma teatri näidendeid, etendusi. Kui see on kättesaadav, kas see on kõigile kättesaadav? Kas kõik saavad seda minna? Raha ei ole ju inimestel. Väga paljudel ei ole. Saali ei mahu ka nii palju korraga. Selge. Aga võt me tuleme selle kultuuri mõiste juurde. Tema arust on kultuur Eestis tema teatri etendused. Kultuur, see olen mina. Õige, nii. Martti Lihala kirjutas, inimõigustel lasub Kalevipoja mõõga needus. Jah, nende inimõigustega on, kuidas on, aga üks asi on meil nüüd küll. Tuleks üle vaadata, tähendab, meil kiputakse kaks asja segamini ajama. Rahvaluule ja ilukirjandus. Kui Soome Kalevala baseerub puhtalt runodel ehk puhtalt rahvaluulel, siis Friedrich Reinhold Kreutzwald ehk siis Friedrich Rein Ristmets kirjutas selle ju peast. Tõsi küll, toetudes rahvaluulele, kasutades ohtrasti alliteratsiooni ja assonantsi ja eriti kurioosne, eriti tänapäeva kontekstis tundub ju see, kuidas ta oma teksti alustab. Laena mulle kannelt, vanemoine. Laena, moodsas keeles liisi, no näiteks või. See ei ole tee mulle kannal või müü mulle kannal. Ettevaatust, mõni võib tõlkida Kalevipoja nüüd tänapäeva keelde, kuidas Kalevipoeg laudadega panustas ja siin.
ja siis muide selle mõõgaga on ju, ta varastas selle mõõga. Ta ei ostnud seda, ta ei saanud seda kingituseks, ta varastas selle mõõga. Suitsuanalüüs on 1924, kui ma ei eksi, on see tehtud Kalevipoja psühhoanalüüs, väga hea, Gustav Suits. Ja siis on ju teada Iidamast see, et kuna ta varastas selle mõõga ja tee peal vägistas ära veel Saarepiiga, kes oli ta enda õde. See Sõtseke, noh seal tekstides on see olemas, Sõtseke ja Sõtseke. Ja verepilastuse eest oligi selline, noh raiuti mitmel pool karistuseks maha, kas jäse või midagi. Antud juhul mõõk võttis tal mõlemad jalad. Nii et ei ole, see mõõga lugu ei ole sugugi nii sama lihtne ja ükskord... No, oleks olnud veel mõõganeedus ühe sõnana, siis oleks... Muide, seal Kalevipojas on üks asi on veel, no meie tänapäeva konteksti üle tuues, muidugi Kreutzwaldil ei saanud selle kohta veel aimdust olla. Nimelt sõjagaase või siis mürkgaase kasutati esimest korda sõjapidamisel. Seal on Kalevipojas on koht, kus Kalevipojad magas ja sortsid tulid siis mõõka varastama. Tahtsid selle vaikselt minema viia, aga ei saanud hakkama, kuna püksituule paisutusel sortsid lendsid vastu seina. No püksituule, ehk siis Kalevipoeg laskis püksituult ja selle mõjul sortsid lendsid vastu seina. Muide, mis sõjagaasidesse puutub, siis Haber on selline saksa keemik, kes sai 3 aastat pärast seda, kui oli katsetanud oma ipriiti ja kloori esimese ilmasõja Ypri jõe ääres Belgias, tekitades niisuguse 7-kilomeetrise lehviku ja kus sai väga palju inimesi surma, sõdureid. Osa kohe ja osa siis hiljem latsarettides. 3 aastat hiljem sai tema Nobeli rahupreemia. Sama mees oli ka tsüklon B väljamõtleja. No tuletan meelde, et Nobel ise mõtles välja dünamiidi ja sai ka preemia. Aga Kalevipoeg, mida sellele kirjeldusele tuginedes me saame teada autorist? Autor on ka väga kahetine. Vastseliinas käis ta ühe. Muide Vastseliina on Eesti üks, kas vist ainukene Püha rännaku sihtkohti. Seal on ime toimunud ja aga ta käis seal kohaliku mõisahärra juures aega veetmas. No, veetsid siis seal kahekesi aega. Olgu pealegi. Nüüd keeleliselt. Maardus mootorratturit taga ajanud politseiauto lõpetas tiigis. Sõidukite juhid olid kained, aga mootorratturil puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus. Kõik siiamaani aru saada. Ja nüüd. Päästjate abiga tõmmati politsei sõiduk veest välja ja toimetati jaoskonda. Ilus ju. On küll. Eksperiment, kas auto pandi ka puhuma või pandud või? Politsei selgitab juhtunu täpsemad asjaolud väärteo menetluses. Iga juhul auto on toimetatud politsei jaoskonda ja loodetavasti annab ta nüüd seal seletusi. Puht südamlikke. Jah. Nii. Selle saatsid sina mulle, aga midagi nii head ei ole ma tükk aega lugenud. Mina olen Natali Mets, Tallinna ööelu nõunik. Koos Sotsiaalkindlustusameti ja ööelu valdkonna esindajatega ning Londoni ja Bristoli öölinnapea kontoritega töötasime välja seksuaalse ahistamise vastase juhendi ja koolituse, mis on mõeldud just ööelu töötajatele ja asutustele. Koolituse eesmärk on anda praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas seksuaalset ahistamist ennetada, märgata ja vajadusel sekkuda. 3. tuled või? Ratsa. Ööelu nõunik. Teadab, kui Tallinnas on ööelu, kas siin on mingi hommikunõunik, õhtunõunik, päevanõunik, ei ole. Läheme sinuga. Sa lähen hommikunõunikuks, ma lähen õhtunõunikuks.
kunagi me andsime välja kambakesi väikest ajalehte või nädalalehte Ööelu. Võib-olla tuleks taastada ja ametlikult äkki Tallinna linn annab raha ja paneme käima. Jumal hoidku. nojah, Nii, tulipunkt. Läti kõnnib naiste õiguste kaitsel tagurpidi. Kuule, pane nüüd kaks asja kokku. Läti kõnnib naiste õiguste kaitsel tagurpidi. Ka Tallinna baarides on naised endiselt ohus. Kaks asja pane kokku. Läti kõnnib tagurpidi naistega, ka Tallinna baarides on naised ohus. Mida ruudulisem, seda triibulisem. voh, Mida mummulisem, seda laigulisem. Mida mustem, seda valgem. Nii kaugel, kui siit sinna see muidugi ka ei olnud. Või mis sa arvad? meie ajal on ametlik seisukoht ja tõde ja need on kaks erinevat asja. Ma ütleksin isegi 3. jah, see on veel parem. Jah, seepärast, et meil on ööole nõunik, kellel on kindlasti oma tõde kõikide asjade kohta. Öösel on üks asi, aga päeval on hoopis teine asi. ei no ma kujutan Ööelu esindajad, kes on ööelu? Ööliblikas. nojah, Öösel ärkavad ellu igasugused tegelased. ma kujutan ette, tead, see perevägivald ja värk ja konventsioonid ja asjad, saab naine litaka mööda nägemist Või vastupidi. või vastupidi ja see, kes litaka saab, võtab välja kaante vahel kenasti, näe, see konventsioon. ja veel kord. Võtab konventsiooni ja annab sellega tagasi. no kui see konventsioon on siuke nuiakujuline. Ei, aga sa võib, muide, väga efektiivne on. Võtad hästi paksu raamatu ja annad sellega pähe ja muide. kõvade kaantega, hästi kõvade kaantega Ei, peab see olema. kaasa ei loe siin mitte midagi, ta võib olla ka täiesti pehmete kaantega. Aga efekt on hoopis teistsugune. nojah, eks see kaelalülile mõjub. Jah, või millelegi muule, aga ta mõjub. Vot niimoodi. aga ole sa tänatud, väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, nende imeliste nähtuste pärast, mis sa See on maalisid. nähtuste keeleline peegeldus või väljendus. Oraliseeritud nähtused. Täpselt nii. ole sa tänatud ja olge tänatud kõik toetajad, tänu teile on meil nende seisukohtade esitamisel, millele toetuda ja meie püha sõda. Läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.